üllatavalt hästi. Magasin veits üle 8 tunni ja nagu kvaliteetselt, nii et ma nagu lõpus viimased pool tundi ei olnud isegi väga und enam, et nagu siuke puhanud tunne oli, aga jalad ei ole nii head kui eile, vähemalt seda ma ütlen soojenduse põhjal, aga eks vaatab võistlusel, mis võistlus ette toob ja siis Jussiga sarnaselt mul on kõht natuke naljatab, et seega liiga hea märk ei ole, aga äkki kui mu kõht kõik naljad ära teeb enne starti, siis on just vastupidi väga hea ja kerge olla, nii et vaatame, mis saab. Palju veel stardini aega on? Stardin on tund aega ja 40 minutit, nii et veel on aega veits, panin ratta just vahetusalasse ära ja siis nüüd ootan mingi pool tundi, enne kui ma jooksu soojendust saan tegema minna. Kas kõhuprobleemid on seljatatud? No, paremaks on küll läinud, ma ei tea, kas seljatatud on ilmselt seda saab teada, kui pingutama hakkab korralikult. Eile oli ka soojenduse ajal oli okei, aga võistluse ajal enam ei olnud, nii et saame teada varsti. Aga tunde osas on parem kui eile või sama või värskust on või? Soojendus eile tundus nagu näks parem olevat, aga see soojendus alati ei ütle ka väga palju, et vahest on soojendus ajal väga halb ja tegelikult on okei, nii et ma katsun sellest väga palju mitte midagi järeldada. Eile enamus rõhku läks, et lihtsalt kiirelt enne puhkuse aega saaks kõik need sportlased natuke läbi raputada, kes täna uuesti võistlema peavad, kas siis B- või A-finaalis. Üldiselt sportlaste tervis väga hea. Natuke oli siin vanematel sportlastel kõhuhädasid, aga tundub, et nad pigem on täna okei. Ja üldiselt kõik peaks nagu hästi olema. Panused tänaseks. Gregori B-finaali top 3 või pigem isegi võit. Ja Liisi ja Beate poolt ootaks väga ilusaid maksimaalseid sooritusi. Liisi poolt top 10. Beate poolt top 20 ja B-finaali tüürukud. Ma loodan, et nad võitlevad lõpuni ja annavad endast parima, mis hetkel on. Number 42 from Slovenia, Tomen Bojan.
parem tunne ja eile oli, ma ei tea, mis asi. Hommikul sõin rohkem, et ma arvan, et eile ilmselt oli mingi söögidefitsiit, et eile oli suhteliselt jõuetu tunne. Täna hommikul sõin juba umbes 180 grammi sisevesikuid enne võistlust ja kohe nagu tunne oli parem, jõud oli ka ja sai nagu enam-vähem lükata, et täiesti maksimaalselt ei pidanud panema. Teine poiss suhteliselt kiiresti maha lõpus sprindis, aga sain kõik omad asjad täidetud, et suutsin rattavalt ka seekord ees tulla ja jooksma ka teisena, et see oli minu kohta väga hea. Valus. Valus. Väga valus. Üldse ei jõudnud. Sporcu start almıştı. Juba nagu Bir ujumisest sporcu bisiklette yarışmayı bıraktı. 29 sporcu. Ujumis oli enam-vähem. Sporcunun Ratas ei olnud üldse juba. Jooksuks olid jalad nii kinni. Ma ei vist mingi 14. az önceki sonuçlara treeneri emotsioone. Ma tahaks veel teada, et mis seal juhtus. Et praegu tundub, et ei olnud päris niimoodi, et võistes ja reaalne koht ongi 12, et midagi tuli ette. Tundus, et seal pidi olema mingi väike kukkumine või asi, mille taha Liis jäi, et ta oli peaaegu esimeses pundis ja siis enam ei olnud. Aga 12. koht on parem kui eelmise aasta 19. ja Beata oli seal 4-5 kohta tagapool, nii et kokkuvõttes nagu all in all mõlemad tüdrukud on terved lõpus, aga päris nagu esikümnesse veel ei pürginud, et väike okas on, aga väike. Selles mõttes on hästi. That was hard. Yes, it's supposed to be hard. It's a final. It has to be hard. Otherwise it's easy and then it's football. So, very good, very good. First time done. I can relax a bit, cycle a bit and do something. tebrikler. Önce elit kadınlar A grubu, ardından elit erkekler A grubu. Good job. Aga jooksus olid juba, reied olid nagu algusest peale juba nagu kinni, mida oli nagu tegelikult soojenduse all ka ees tunda, et ja jalad ja käed mõlemad olid nagu veits kuidagi rasked ja jooksu ajal nagu väga ei saanud kiirem lihtsalt, et jalad olid nagu kuidagi nii, olidki kanged lihtsalt. Aga vist võib enam-vähem rahul jääda, et väga palju kiiremini lihtsalt ei jooksnud täna, aga muidu nagu sain asjadega hakkama. Tänaseks on siis finaalid tehtud, et kõigil läks, kuidas läks ja homme ootab meid juba uus päev, kus meil on siis teatevõistluse Eesti tiimina, kus siis võistlevad mina, Liis, Oskar ja Triine ja hetkel me siis valmistume selleks, vaadates 5 kilomeetri olümpiajooksu. Mis jooksu? 500 meetri finaali jooksu. Mõtlesin seda esimesena Jakob Ingeris. Kes võidab? Jakob. Bekele. Kelle niistab Bekele? Jakob. Jakob. See 20 seemi. Kas saad senikaua kinni hoida, kui nad toovad? Ma panen sinna ära. No siin on põhimõtteliselt tiimide tutvustamine. Igale tiimile lastakse siis oma riigi laule ja peale seda saab siis iga riik mingi omase žesti teha, mis siis kirjeldab nende tiimi. Mis meie žest on? Meie teeme niimoodi. Väga lahe žest. Me ei suutnud midagi paremat välja mõelda lihtsalt. See on päris hea, see on kümnest väike poissi ütles juba. See on väga hea. Push'id algusest peale, ega siin midagi oodata pole.
Kui pikk distants on ühel? Suht sama, mis oli individuaalis, ainult rattasõita natuke lühem. Ujumine ja jooks on sama. Teised on valmis, Purakat tuleb. Purakat tuleb räigelt. Tiima Purakas. Me oleme tiim Purakas. Nagu esikümme tuleb või kordame eelmise aasta saavutust, siis on viimase peal. Aga noh, vaatame. Täna meie edu võti peitub esimeses 2 vahetuses. Kui Gregor ja Liis suudavad tekitada rühma, kellega Oskar saab minna ja ta püsib selles ära, siis meil on nagu võimalused. Et näis oleneb ikka nagu kogu summast kokkuvõttes. Aga võti on meiega kemplevad võistkonnad jätta peale teist vahetust väikse vahega kaugemale, et nad peaks tegema nagu väga hea võistlus, et need kätte saada. No näeme, 21 võistkonda ja suurriikidele vastu saada on raske, aga nendega koos natuke müratöö võiks. Väga raske oli, aga kuskilt tuli veel natukene. Ratas oli nagu juba raske, aga mis seal ikka 3. päev ka, vist on aru saada, millest raske on. Jäid oma sooritusega rahule või? Enam-vähem ratas, ma jäin lõpus maha seal lõusu peal. See nagu ei veis kehvasti, aga pole hullu. Läheb nagu paremini. Hea töö. Tubli. Saime vist oma top 10 kätte õnneks, nii et pole hullu. Kuidas meil tiimina asi õnnestus teha? Ma arvan, et siuke, mis me olime, 10. 9. Eelmine aasta olime ka kuskil seal, aga siis oli väga palju neid tiime, kes kukkusid, et ma arvan, et see aasta me olime tiimina natukene tugevamad. Eks kindlasti saab paremini ja ma arvan, et nagu täiesti perfektne esitlus kindlasti ei olnud, aga ma olen ikkagi uhke väga ilma iga tiimiliikmele, et kõik tegid. Mis nüüd saama hakkab? Nädalavahetus on läbi? Nädalavahetus on läbi, tuleb süüa, Türgi maiustusi osta, rattad pakkida, siis juba homme liigume koju ja lennupäev on vaba päev ja siis grind on jälle tagasi. Let's go! Let's go!